Ilusat päeva sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna me räägime emotsioonidest. Ma kohtan oma teraapiates väga palju neid inimesi, kes on pidanud kas teadlikult või alateadlikult oma emotsioone alla suruma, lapsepõlvest alates. Sest paraku meie ühiskond õpetab meile väga sageli seda just tegema, ehk siis emotsioone alla suruma. Meile õpetatakse väga peenelt püsima tugevana, edasi liikuma, mitte liiga palju tundma ja nii edasi. Aga tegelikkus on see, et teadlikus elus ei ole emotsioonid vaenlased, vaid emotsioonid on sõnumitoojad. Kui teadlikult kuulata oma emotsioone, mis su sees on, õppima neid ära tundma, saavad neist õpetajad, kes suunavad meid tervenemise, tasakaalu ja tõe poole. Me räägime natukene sügavamalt sellest, mida need emotsioonid sinule võivad nagu öelda. Teraapiates ma aitan kõigest sellest ka vabaneda, aga täna me räägime nendest emotsioonidest lihtsalt. Näiteks depressioon. Depressioon ei ole nõrkus, vaid see on tihti sissepoole suunatud viha. Väljendamata jäänud lein, rahuldamata jäänud vajadused või näiteks alla neelatud piirid. Ja tervenemine ei alga mitte enesesüüdistustest, vaid õrnast aususest enda vastu. Järgmine emotsioon, ärevus. Te ei kujuta ette, kui paljud inimesed seda tunnevad. Ärevus on keha sõnum, mis ütleb, et minus ei ole midagi joondatud, et miski on joondamisest väljas. Ja see tunne võib paluda sul aeglustada tempot, võib paluda öelda sul ei, õppida ütlema ei. See võib paluda sul puhata või siis lõpuks hakata iseennast kuulma. Järgmine emotsioon, armukadedus. Armukadedus paljastab sinu tegelikku soovi. Selle asemel, et seda hukka mõista, küsi, mida see mulle minu enda igatsuse või teostamata unistuste kohta näitab. Järgmine emotsioon, pahameel. Pahameel kasvab, kui me anname liiga palju selles mõttes välja. See on märk sellest, et seda tehes sa lasid oma piire ületada. Sageli need piirid ületatakse kellegi teise poolt, aga see tihti käib nii, et sa esmalt ületad piiri iseenda poolt või lased ületada kellelgi teisel. Kibestumus. Kibestumus hoiab meid seotuna minevikuga. See on andestamatus ja see on edasi lükatud andestamatus tegelikult. Ja andestamise protsess on see, et andestamise protsess ei vabanda sinule tekitatud kahju, aga see vabastab sind mürgi kandmisest oma südames. Viha. Viha näitab, et on aeg teha muutusi. Viha on väga võimas energia. Viha on väga lõhkuv energia. Ja teadlikkusega kohtudes muutub viha tegelikult selguseks, julguseks ja tegutsemiseks, mitte hävinguks. Teadlikkusega kõikidesse nendesse emotsioonidesse suhtumine alustab tervendamist. Häbitunne. Häbi on tegelikult õpitud tunne. See sosistab sulle kõrva valesid sinu väärtuse kohta. Ja vabadus algab siis, kui sa nõuad tagasi oma õiguse olla inimene, olla ebatäiuslik ja samas ikkagi väärt.
Süütunne. Süütunne tekib sageli siis, kui me reedame ennast ise. Kui me laseme teisel defineerida seda, mida me peaks tegema. Süütunnet on võimalik tervendada väga lihtsalt. Aga krooniline süütunne aheldab ainult sinu hinge, kui see on tervendamata. Kurbus. Kurbus näitab tegelikult seda, mida sa armastad ja millest sa hoolid. Kurbus on armastus, millel pole mitte kuhugi minna. Ja see näitab tegelikult, et su süda on elus. Kurbusega teadlikult töötades sa lased sellel ennast pehmendada, mitte ainult nii-öelda südant kõvaks teha. Pettumuse tunne. Pettumuse tunne näitab, et sina tegelikult proovisid. Pettumus on tõend sinu pingutusest ja lootusest. Ja pettumuse tunde taga see ei tähenda sinu läbikukkumist. See tähendab seda, et sa tegelikult ilmusid kohale, et midagi muuta. Unetus. No unetus ei ole tegelikult nagu emotsioon, vaid lihtsalt üks seisund. Aga see on, kuna see nii paljud seda kogevad praegu, siis ma räägin selle lahti. Unetus näitab seda, et sinu põhiuskumused on vastuolus. Kui sinu meel ei saa puhata, siis on sageli sellepärast, et sa elad oma tõega vastuolus. Ja siinkohal aitab vaikus, mõtisklus ja ausus. Ja ma aitan neid oma teraapiates nii kaugtervenduses kui ka koha peal olles inimestel oma emotsioone läbi töötada ja neid vabastada. Ehk siis, mis sul on vaja teada, on see, et sinu emotsioonid ei ole sinu vead, vaid need on sinu signaalid, sinu keha signaalid. Ja teadlikkus muudab kannatused tarkuseks. Ja sinu sees olev nii-öelda sinu sisemine rahu, mida sa sel juhul saavutad, ei tule mitte emotsioonide ignoreerimisest, vaid nende mõistmisest. Ja me õpime teraapiates oma tunnetega koos eksisteerima, nendega koos hingama ja neilt õppima. Sest need juhatavad sind koju. Ilusat päeva sulle!